Tere tulemast tagasi kuulama Murevabaks podcasti. Meil on täna siis üks külaline, nimelt siis iluvaldkonnast, Lenneli Noobel. Ja, tere. Et sa oled siis jumestaja, koolitaja ja ilustuudio omanik. Just, ja veel üks täiendus, et ka tegelikult ühe väga huvitava brändi maaletooja USA-st. No võt. Nii et tööülesandeid on siin omajagu. Tutvusta alustuseks natukene, et mis sind sinna ilu valdkonda nii-öelda tõi või kuidas sa sinna sattusid? Et tegelikult mul on ilmselt see juba kaasa sündinud, et kui ma võtan kiiresti kokku ühe siukse looga, et kui ma kunagi pinginaaber, siis sai teada, et ma muutsin karjääri ja hakkasin siis tegelema meigiga, siis ta ütles mulle kohe, et issand, sa oled täpselt õiges kohas, et ma mäletan nii hästi, kui enne pildistamisi sa tüdrukute vetsus järjekorras kõiki meikisid, nii et ma arvan, et see oli nagu kuidagi on eluaeg nagu minu huvi olnud, nii et selles suhtes oli selline sükene loomulik jätk peale selle, kui ma oma mingi ülikooli asjad ära tegin ja siis läks nii, et vahetasin tegelikult eriala üldse. Aga kuidas tänapäeval üldse selle meigi maastikuga on, et meikareid justkui tegelikult ju tundub, nagu oleks päris palju, et kuidas sinna turule oli siseneda, et kas sa tundsid ka, et äkki tasu ennast see ära või teed sa seda nagu kõrvaltööna või kuidas see üldse välja näeb niimoodi tööturu mõttes? Et praegu on päris palju muutunud, et ma ise olen olnud sellel alal tegev nüüd saab 13 aastat. Ehk siis selle ajaga on tegelikult väga-väga palju see turuseis ja kõik see eriala ka siis nii-öelda muutunud. Et kui mina alustasin, siis ei olnud väga keeruline sinna siseneda, sellepärast et see ei olnud väga nagu populaarne võib-olla, et pigem nagu inimesed olid tollel ajal sellised, issand, et keegi teeb meiki nagu, mis asi see veel on. Eriti raha eest ka veel. Ja. Aga praegu on küll, kuna ma ise nagu olen siis nii-öelda koolitaja, mentor ka uutele jumestajatele, et meil on ateljeeri meigikool, kus ma siis õpetan, et siis ma näen ka, et väga paljud õpivad, aga just see klientuuri saamine on päris keeruline, et selles mõttes see võtab aega ja kui nüüd rääkida veel, siis kui mina alustasin, siis oli selles mõttes ühtepidi oli nagu lihtne, et vähe konkurente oli, eks ju, aga teistpidi oli jällegi keeruline, sest siis alles see sotsiaalmeedia tegelikult sai hoogu, et enamus kliendid tulid ikkagi nagu suust suhu jutuga ja just, et ei olnud seda võimalust võib-olla niimoodi reklaamida ennast nagu praegu on ja. Et selles mõttes oli teisiti. Aga no täpselt, et kui sa teed seda, ma usun seda, et kui sa teed seda, mis sulle meeldib, siis tegelikult on võimalik edukaks saada, ükskõik millisel alal. No ma korra küsin lihtsalt, et mul tuli kohe mõte, et millised inimesed käivad üldse sinu juures, et tavaliselt on ju see, et et lähen kas näiteks pildistama või on näiteks sünnipäev või mingi üritus, aga palju nagu ikka inimestel nagu aastas neid hetki tekib, et kas justkui nagu puudu jää klientidest, et või et kas käiakse ka nagu tihti näiteks, et iganädalaselt või et millised inimesed sinu juures üldse käivad? Tegelikult on see, et vaata inimestel ongi need sündmused nagu erinevatel aegadel, et see nädalavahetus on sul vaja, järgmine nädalavahetus on su sõbrannal vaja ja nii edasi. Et selles mõttes ei jää puudu. Küll aga on tegelikult süksed hooajad ka selles töös, et põhihooaeg on siis enne jõule on ja siis see lõpetamiste hooaeg. No muidugi. Suviti ma väga palju enam ei tee, nüüd olen nagu pruutidest pigem selline, kuidas ma ütlen, 50-50 on ja, et ma laupäevadel näiteks üldse suviti ei tee, kuna nii veel see suvi on siin nii lühikene on ja. Aga jah, et selles mõttes pigem jah, ja kliendid on täitsa seinast seina, et selles mõttes on nagu täiesti erinevalt, aga kindlasti on see, et igal jumestajal on oma käekiri siis nii-öelda välja kujunenud ja vastavalt sellele on ka nende klientuur, et ega siin saab ka nagu spetsialiseeruda, et kes teeb näiteks rohkem ainult pruute on ja siis on ka see hooaja see on ja kes teeb näiteks, ma ei tea, fitnessiga neid siis nii-öelda lavameike, eks ju, et selles mõttes on nagu erinevalt.
aga jah, mul on jah, siuksed tõesti seinast seina kliendid. et sa ei pane kategooriat nagu endale, et mida sa rohkem teed? ei pane jah, Mhm. et noh, pigem vot just see ongi, et ma olen nagu, seda ma olen küll enda jaoks nagu mõelnud välja, et ma väga nii-öelda koha peal nagu pruute siis väga palju ei võta endale aastasse. Et pigem sihuke 2-3 tükki, et see on lihtsalt väga kurnav stressirohke kindlasti. ja stressirohke ka. Jaa. aga mis on nagu väga äge on veel näiteks, mis välja tuua selle töö puhul, on see, et mul on hästi palju kliente, kes on käinudki reaalselt 12, 13, 10 aastat minu juures ja siis ma alati nagu mõtlen, et see on nii tore, et ma saan nagu kõikidest teie nagu elu toredatest sündmustest osa, et on lapsele õpetamine, siis on juubelid, siis on lapsepulmad, on ju, noh, kõik siuksed nagu toredad asjad, et see on nagu hästi vahva ja väga paljud ongi just ka püsikliendid. Jaa. ta on ju päris, mulle tundub nagu sihuke ka vastutusrikas töö, noh eriti on ju, kui me räägime sellest, et mingi pulmameiki teha või midagi, et sellega seoses, kas sulle meenub mõni selline suur kas nii-öelda õppetund või väljakutse või et mingi sihuke raskem hetk, mis on selles iluvaldkonnas või umestajana töötades ette tulnud? No ütleme niimoodi, et kliente on igasuguseid, maitseid on igasuguseid, et eks ikka on selliseid hetki olnud, kus ei saa võib-olla kliendist nii hästi aru või ei mõista nagu üksteist nii hästi, aga üks kohe, mis mul pähe tuli, üks hästi praegu tagantjärgi naljakas, aga tollel hetkel ei olnud üldse naljakas, oli selline lugu, et ühe pruudiga fotograaf palus, et ma paneksin siis nii-öelda huulepulga või huuleläike nagu kõige viimasena, et ta saaks nagu pilte teha, eks ju, sellest nii-öelda protsessist. Okei, mõeldud, tehtud. Pruut siis võttis, ilmselgelt ju kõik katted peab ka ju ära võtma selleks, et seda ilusat pilti saada, eks, ja siis ma tõmbasin selle siis tõmba veel korraks välja seda läiget, tõmba veel korraks välja seda läiget, ja siis, kui ma selle välja tõmbasin, siis plärtsti kukkus üks läiketükk tema kleidi peal nagu alla sinna sama peale ja see oli reaalselt, mul oli lihtsalt nagu, mul kõik nagu keerles peas, mis nüüd saab, aga õnneks oli tal hästi palju kihte, selline tüllkleit, et see läige jäi sinna peal, mis see kihi peale, ja siis ma sain mitsellaarvee ja vatiga, ta tuli hästi kergelt ära, et selles mõttes. Jumal tänatud. jah, see oli väga õnnelik õnnetus ja peale seda on väga suur õppetund, et never ära tee nagu ilma katteta tööd ja see on alati, see juhtub alati nagu siis, kui sa otsustad, et sa ei pane seda katet peale, siis raudselt midagi juhtub. Aga kuidas on sellega, ma ise olen nagu kuulnud päris palju viimasel ajal just meesterahvastelt nagu seda kommentaari umbes, et miks te naised ennast meigite, on ju, umbes, et see teeb ju teid hoopis koledamaks või et see on näonahale halb, on ju, et naturaalne ilu on ikka kõige ilusam, eks ole. Just, et mul on tunne, et väga palju on sellist nagu äärmuslikku arvamust tekkinud, ma ei tea, võib-olla ka nii-öelda selle TikToki pärast ja kõik see sotsiaalmeedia, et mida sa sellistele inimestele ütleksid ja võib-olla, et miks see meikimine siis on oluline? Ma kohe ütleks siia seda, et on täiesti nagu erinevaid, on ju, et on kaks äärmust, nii nagu ma klientide põhjal jällegi saan järeldusi teha, et mõned, kes ütlevad, et mu mees alati tahab, et ma meigitud oleks ja teised ütlevad, pane nii vähe kui võimalik, et umbes aru ei saaks. Aga ma arvan, et kust see tulnud on see, et tegelikult siin veel ka praegu on, aga mõned, siuke 5 aastat tagasi oli trendikas hästi tugev meik ja see kontuurimine ja see meigi põhi oli tõesti nagu väga-väga paks, et ilmselt ise ka mäletate, kuidas pandi 25 kihti üksteise peale neid tooteid. Et ma arvan, et võib-olla sealt ongi see tulnud, et see tõesti, see kiht on paks ja seda on näha ja see ei ole nagu ilus. Et selles mõttes, et ma arvan, et pigem on nagu see, mida nad mõtlevad, et nad kardavad seda efekti ja ma ei tea, võib-olla nagu kõik jumestajad on ka, ei tahagi teha näiteks sellist nagu kergemat meigipõhja ja ma tean, et minul on ka nagu hästi palju just viimastel aastatel kliendid tulnud nagu sama murega, et palun ära tee mulle paksu meigipõhja. Et siis ma olen nagu leidnud omad mingid sellised nipid, kuidas ma saan teha nagu selle võimalikult õhukese
ja et ta ei jää nagu selles mõttes niisugune keiki või selline nagu paks. Et ma arvan, et pigem ongi sealt tulnud see. No kas see jumestuskreemide puhul näiteks see paks meigipõhi, et noh, näiteks ma ise ka nagu enda hobi korras nii-öelda olen kogu aeg meikinud ennast, et kas siis tänapäeval ongi justkui see, et jumestuskreemid on nagu minevik ja mingid need 7 kreemid ja need siuksed õhemad mingid tindid ja need on siis nagu tulevik või? No pigem see praegu on trend jah, et selline kerge meigipõhi, sinna seal all siis ütleme, meigipõhja alla sa saad teha juba color correction'it, ehk siis neutraliseerida juba siis nagu näiteks punetust saad rohelisega ja silmaaluseid näiteks roosaka tooniga, on ju. Ja siis ongi kerge meigikreem ja concealer ja tegelikult tihtipeale isegi ei kinnitata enam puudriga seda meigipõhja ära, nii et selles mõttes jaa. Aga noh, samas on nagu, ma päris ei ütleks, et see nagu tugevam jumestuskreem on nagu history, et mulle tundub, et ikkagi nagu nähakse, need ettevõtted ikkagi näevad, mis see nagu trending on ja et luuakse ikkagi ka selliseid tooteid juba, mis annavad nagu hea katvuse, aga nad ei jää nii keikid. Et mulle vähemalt meie enda sellel firmal, mis me maale toome, et sellel on küll. Ja noh, oleneb jällegi eesmärgist ka, et kui sa lähed nagu päeval välja, on ju, siis ilmselgelt see paks meigipõhi on märgatav, on ju, aga kui sa lähed õhtul tüdrukutega kuskile mingi ööklubisse või mis iganes, on ju, või lähed näiteks fotostuudiosse, kus peabki olema selline põhi ja see jääbki okei, vaata pärast pildi pealt. Et selles mõttes ma arvan, et see on jah niisugune so-so, et vastavalt kohale nagu just, ja et kas siis ise või siis jumestaja peabki nagu selles mõttes olema ikkagi võimeline nagu hindama seda, kuhu see klient läheb, mida ta tahab, millega ta on harjunud, mis talle meeldib, et sa pead nagu lugema ikkagi inimest üsna hästi, et saada ta endale nii-öelda püsikliendiks. Aga kuidas sellega siis on, kas see meik on näonahale halb või mis olukorras ta on halb? No et ma olen ise ennast meikinud, ma arvan, et 15-aastasest peale iga päev. Et ma tõesti, mul on väga vähe selliseid päevasid, kus ma ei pane meiki peale. Ma ei ütleks, et see halb on, et pigem on võib-olla see, et tasub nagu vaadata, mida sa sinna peale määrid, et need tooted oleksid siis sellised nii-öelda jamavabad. Et näiteks on tooteid, mis sisaldavad ka siis nagu näohoolduskomponente, et selles mõttes on hea. Ma ei ütleks jah, et ta halb on meiki, mis on halb igapäevaselt, et noh, seal on tõesti igasugused neid kantserogeenseid aineid sees ja formaldehüüd ja no mida iganes, pluss mingit talk ja siis, mis veel on nagu halbadest, on see palmoil, on ja noh, et selles mõttes nagu pigem julgustangi inimesi, et olge nagu, vaadake, mida te kasutate. Et just pigem, et noh, sa jah, ennem oli korra küsimus, et kas see odav kosmeetika on hea, on ja noh, ma ei saa seda öelda, et on halb, et võib-olla üks toode on nagu sellel firmal on väga nagu puhas, aga teine toode jällegi on täiesti mingit jama täis. Et selles mõttes AI või Google või mis iganes aitab väga kergesti ja kiiresti nagu tuvastada need erinevad siis koostisained, et mida siis vältida või mis seal sees on. Ja kas, ma ei teagi, kas Eestis saab ka alla laadida mingi äpp oli ka, et kus saad skännida selle toote ja siis ütleb, et umbes kui puhas see on või kui hea see su näonahal on? Ma kunagi, ma ei kasutanud äppina, aga ma tean, et veebilehena oli olemas selline, et seal olid enamus need meigi ja skincare'i tooted ja üleüldse mingid tooted olemas, et ma ei oska sulle kohe öelda, mis see lehe nimi oli, aga jaa, et selles mõttes kontrollida ja vaadata ikkagi, mis sa sinna paned, et siis ei ole seda, et nüüd meik on halb. Ja üks asi veel, et meik on siis halb, kui sa seda ära ei pese õhtul. Jah, ma just sinna tegelikult tahtsin jõuda ka, et kuidas siis tuleks nagu meiki maha võtta, et see oli mu enda jaoks, ma nagu alati mõtlesin aastaid, et ma jube õigesti võtan maha ja siis hiljuti sain teada, et täitsa valesti teen põhimõtteliselt kõike, on ju. Et kuidas, eriti kui on niisugune nagu paks kiht meiki peal, et kuidas ma selle maha peaksin võtma õhtul? No
selles mõttes noh, mina ise olen viimased aastad nagu jäänud selle nii-öelda pesemismeetodi peale, et mulle tundub see ikkagi kõige efektiivsem, et esiteks ka keskkonnasäästlikum, et sa ei kasuta mingit 10 vatti ja ei viska neid pärast minema. Et on variant see, et sa pesed nagu on 2-etapiline puhastus, on ju, et esimene puhastus on siis nii-öelda õlise nagu siukse õlise siis nii-öelda puhastusvahendiga. Ma ei tea, olenevalt jälle firmast, et koreakad on siis nii-öelda nagu jällegi meigi suundadel hästi esirinnas, on ju, et neil on see nii-öelda cleansing oil. Et või selle siis nagu esimese etapina ja siis pesukeel, aga samas ma ütlen ausalt, et ma ise seda õli ei ole viimased aastad kasutanud, et olen lihtsalt pesukeeliga ja kui mul on tugev meik, siis ma olen pesnud lihtsalt 2 korda. Või siis teine variant on see, et pärast siis nii-öelda käinud kerge koorimispulgaga üle, et korralikult puhtaks saaks, sest noh, ilmselgelt seda tugevat meiki sa ei tee ju nii tihti ka. Aga sellise igapäevase meigi siis hommikul õhtul ma ise ka kasutan ja soovitan siis pesukeeliga loputada ära ja pärast näohooldus peale. Kuna sa ise mainisid, siis ma toon siia vahele selle teema, et ikkagi väga palju on ju ilutööstuses ja ka see näohooldus ja kõik, et me võtame nagu eeskuju Aasiast, on ju. Kas sa oskad öelda, miks see nii on või oled sa selle peale nagu mõelnud, et kust see tuleb? Hea küsimus. Et ma täpselt ei oska seda ajalugu isegi öelda, et ma tean lihtsalt, et Korea on olnud kogu aeg selles kosmeetikatööstuses esirinnas, et võib-olla seetõttu, et nad lihtsalt on seda teinud nii kaua ja seda tähtsustanud, et juba nende kultuuris on see nagu oluline. Aga ma päris täpselt ei oska öelda, et miks see nii on, et või siis teine variant on see, et praegu on tulnud jällegist nagu, noh, see Korea kosmeetika on tegelikult ju siia Euroopasse tulnud siin, ma arvan, viimase 10 aasta vältel nagu trending on ja et võib-olla see on nagu just sellepärast, et see ongi justkui nagu uus ja trend on ja et jah, ma ise olen ka muidu seda Korea kosmeetika nii-öelda mingis mõttes nagu ilusaadik olnud, et mul väga head tuttavad toovad maale seda ja ma on väga häid tooteid olnud ja olen kasutanud. Aga kui me räägime nüüd näiteks, kui ma alustan meikimist, siis kuidas leida endale näiteks need tooted, mis mulle meeldivad, et noh, tihti on ju see, et need on ikkagi päris kallid, on ju niimoodi, et noh, ei osta päris 6 õmmestuskreemi, et äkki mingi sobib, et kuidas võib-olla alustada selle meigi head leidmist või et kas on alati nii, et kõigile sobib üks asi? Kindlasti mitte, et eks see natukene on nagu katse-eksitusmeetod ka, aga ma julgustan hästi nagu küsima jumestajate käest. Et kui sul on mõni tuttav jumestaja või mis iganes, noh, kahjuks seal poodides võib-olla vahest nagu tundub, et seal ei ole nagu nii kuidagi selline, ma ei tea, ei osata võib-olla nii hästi soovitada, võib-olla ma ütlen ka valesti, ma ei tea, sest et ma ei ole ise seal ostmas käinud, on ju. Aga jah, et pigem küsida nagu asjatundjate käest nõu või siis ongi, et kui sul on mingi firma näiteks, noh, ma võin meie enda näite tuua, on ju, et meil on see Pure Beauty, on siis toome neid maale, on ju, ja me oleme nagu igasse kirja igal poole pannud, et kui te ei oska valida, aga teile meeldivad need puhtad tooted ja soovite siis nagu mineraalkosmeetikas kas kasutada või siis üle minna, et siis võtke nagu julgesti ühendust, et ma tegelikult saan väga hästi nagu kirja teel ja foto järgi ka aidata siis valida inimesel, on ju, et küsides siis erinevaid küsimusi ja siis leiame, et kas on ala rasune nahk või on kuiv nahk või mis efekti sa tahad, kas tahad kerget päevakat või seda tugevat, on ju, et selles mõttes ja ka naha alatoon, on ju, et seda võiks ka tegelikult teada, et milline naha alatoon on endal, et see lihtsustab ka oluliselt siis seda valikut. No näiteks kui on kombineeritud näonahk, ehk siis no, näiteks mul on ka nii, et vastavalt aastaajal on nagu rasune ja kuiv, on ju, et millise jumestuskreemi siis mina peaksin ostma? No oleneb, kas sa tahad tugevat või õrna katvust. No näiteks õrna katvust. Näiteks õrna, aga ma pakuks üldse sulle mineraalpuudri. No võt. Et jumestuskreem, noh, ongi BB-kreem on võib-olla liiga õrn, on ju, kui sa tahad peita midagi,
siis jällegi tugevat seda ei taha endal, on ju. Et üks variant on mineraalpuuder, et mineraalpuuder on selline, mis sobib tegelikult suht kõikidele näotüüpidele, et võib-olla kui hästi kuiv nahk on, et siis ta ei sobi. Variant on ka see, et sul on BB-kreem ja mineraalpuuder, et siis saad nagu kombineerida, vaata, et mis efekti sa tahad, et mul endal on sama, et noh, ma olen muidugi imestaja, on ju. Aga et mul on täpselt niimoodi, et kui ma lähen nagu täitsa sihuke tavaline päev on, mul ei ole mitte midagi, siis ma panen BB-kreemi ja natukene seda põsepuna endale, on ju, ja ripsmed. Kui mul on pikem päev, siis ma kindlasti panen mineraalpuudri peale, et ta oleks matim ja püsiks paremini. Ja kui ma tahan, et eriti hästi püsiks ja oleks eriti ilus nahk, nagu täna hommikul, ma teadsin, et mul on pikk päev, on ju, et siis panin nagu sellist tugevama jumestuskreemi, et selles mõttes võiks olla ka valikut, et noh, kõik oleneb ka inimese enda harjumusest ja kõigest sellest, et see on täpselt sihuke personaalne lähenemine võiks asjal olla. Ma ei tea, kui palju sa oled sellega kokku puutunud, aga äkki nii-öelda jumestaja silmaga on jäänud kuidagi silma, et mis vigu enda meikimisel tehakse või ma ei tea, oled sa niimoodi märganud, et miski, mis niimoodi torkab silma, et seda oleks võinud paremini teha? No praegu võib-olla just ongi see, et nii hullult palju ei tule need enam välja, et varasemalt mind ennast ka tegelikult need väga tugevad meigipõhjad veits häirisid, et see oli nagu see, mis jäi nagu väga silma. Lisaks sellele mulle üldse isiklikult ei meeldi väga siis nii-öelda ülevärvitud huuled. No see on trend praegu, ma saan aru sellest. Ma olen ka üks ohver. Et no jah, et selles mõttes neid saab värvida natukene üle, aga vahest on tõesti see, et nad on nagu liiga palju ülevärvitud, noh siis see jääb nagu väga, väga silma ja et noh, kindlasti on see toonivalik ka, et kui on näiteks liiga hele jumestuskreem, on ju, et mina alati ütlen, et kuigi vanasti oli just nagu see, et inimesed panid mingit väga tumedat, vaata, et siis nägu oli tume ja keha oli valge, siis ma ei tea, mul praegu tundub, et kuidagi võiks olla nagu üks toon niisugune jumekam, on ju, et mitte päris nagu valgeks ennast näost teha. Et sellised asjad võib-olla jäävad silma. No samas tegelikult hästi huvitav on see, et ma kunagi ka nagu kaalusin, et okei, kas ma ostan pigem nagu heledama või tumedama, on ju, et noh, et mul on nagu eriti siuke, et suvel ma olen nagu näost hästi pruun ja talvel olen nagu täiesti sinine põhimõtteliselt, on ju. Et noh, ja siis ma mõtlesin ka okei, et noh, et ilmselt heledama jumestuskreemiga sa saad nagu umbes paremini töötada, on ju, et ma ei tea, kontuuri ja bronseriga lõpuks nagu paremaks teha, aga nagu selle tumedama jumestuskreemiga mul on tunne, et on nii palju keerulisem seda kuidagi nagu noh, enda nahale siis vastavalt nagu paremaks töötada, et kas see on nagu tõsi? Jah, see on tõsi, et kui ma peaksin valima nagu selle vahel, et noh, okei, kui on nagu mingi hästi vähekene tumedam, okei, sa saad concealeriga võib-olla heledust juurde tuua, aga pigem ma võtaks ka nats heledama ja siis kontuuriga segaks seda. Aga jah, selles mõttes on Eesti naistel tore küll, on ju, et sa pead ostma endale esiteks 3 toodet, on ju, mis nagu katvuse poolest ja 3 toodet siis värvi poolest, on ju. Et ma ise ka naeran, et aga tegelikult ongi niimoodi, et suvel ongi üks toon ja talvel ongi teine toon, et lihtsalt peab ennast tihedamalt meikima, et siis kasutad ära selle poole aastaga selle toote. Issand jumestajana tegelikult mul tuli üks nagu küsimus kohe selle kohta, et eriti kui me nüüd räägime, et naisel peab olema 3 jumestuskreemi siin Eestis, et palju siis sinul klientidele jumestuskreeme on? Et kas see on ka Eestis kuidagi keerulisem kui võib-olla välismaal? Ma arvan, et see ei ole keerulisem, aga neid on päris omajagu selles mõttes, et ma nüüd arvu sulle kohe ei oska öelda, aga jah, et noh, neid BB-kreeme on seal juba mingi 5-6 erinevat tooni on ja siis neid tugevamaid jumestuskreeme on, noh ja seal on veel need alatoonid ka on ju, et mul on neutraalse alatooniga, siis on roosakas alatoon ja kollakas alatoon. Küll aga mul ei ole nagu selles mõttes kõiki nagu toone, et ma pigem nagu võtan üle 1 või üle 2. Et siis segad kui vajadusele. Just, et see vahepealse tooni, mis ma panen natuke heledamalt, natuke tumedamat ja mida ma ka nagu jällegi olen klientidele öelnud, et tegelikult ei ole hullu, et kui sul on üks natuke tumedam toon, natuke heledam, et sa saad vahepeal nagu neid miksida, vaata, et paned pumbade ühte, pumbade teist. Jah, vaata, see on isegi võib-olla kõige nagu mõttekam vahepeal on ju, et siis pole vaja nagu iga aasta ja järgi eraldi osta. Just, et mul endal on samamoodi, et mul on nagu sükene natuke heledam toon, mida ma üksinda võib-olla ei panegi peale endale
ja siis on niisugune suvetoon, on ju, niisugune päris jumekas. ja Ja mida võib veel teha, üks äge nipp on see, et vahest ma teen niimoodi, et nii-öelda need kontuurikohad, vaata, või nagu näoääred, on ju, ja siis, kus sa kontuurid, et selle osa teen tumedama jumestuskreemiga ja ninaküljed ja siis ülejäänud osa nagu heledamaga. okei. See jääb ka päris ilus efekt, et põhimõtteliselt see on nagu kontuurimine, aga lihtsalt on siis erinevad tooni jumestuskreemidega. ja ma jäin mõtlema selle peale, et viimasel ajal on nüüd on ju hakatud rääkima, et vaadake ikka meigitoodete kehtivusaega, on ju, ja samas mul on tunne, et mitte keegi seda ei jälgi, on ju, sest et noh, rahakotile see oleks nagu päris hull kogu aeg osta. Et kui sa nüüd nagu ausalt nii-öelda mõtled selle peale, et kuidas jumestajad käituvad, et kas jumestajad jälgivad seda, et kaua need tooted kehtivad, või ikkagi see nii-öelda rahakoti mõttes ei ole nagu mõistlik iga mingi 6 kuu tagant kõik ära visata? No üldiselt tegelikult ikka peaks jälgima, et ma olen väga palju silmad vees asju ära viskanud. ja Aga noh, üldiselt jällegi noh, ütleme niimoodi, et kõige kergemini lähevad halvaks siis nii-öelda kreemiad tooted, on ju. Puudrised tooted siis säilivad paremini, sest tegelikult noh, see ei ole nagu, no ühesõnaga seal ei ole nagu nii palju, mida halvaks minna. Siis natukene oleneb ka sellest, kas seal on SPF sees. Et SPF-iga tooted vananevad alati kiiremini kui ilma SPF-ita. Okay. Siis oleneb sellest, kas need on looduslikud tooted, et kui on nagu mida nii-öelda looduslikum või vähem jama seal sees on, et seda kiiremini mingis mõttes ka need aeguvad, on ju. Et siis ei ole nagu neid säilitusaineid nii-öelda sinna palju sisse pandud. Aga noh, samas ma ütlengi, et näiteks mingite jumestuskreemide asjadega, et ega ma tean ju, mis mul need põhitoonid ja asjad, mida mul kõige rohkem läheb, et tegelikult neid kulub ju päris palju töös. Et selles mõttes õnneks on see, et üldjuhul ma ikkagi kasutan nad ära, aga noh, ma päris nagu niimoodi ei jälgi, et ma nüüd nii, täna sai täpselt 6 kuud täis ja nüüd viskan ära, on ju. Et pigem jah, nagu tunde järgi, et enam-vähem vaatad. Kuidas sa näiteks oletame, et kodused kasutajad on ju, ma olen ka selline, et noh, mul on mingi asi olnud mingi mitu aastat seal kampis, mul on täitsa aus, mingid highlighterid näiteks. Et kuidas ma nagu saan aru, et kuule, et nüüd oleks aeg see ära visata? No üldiselt on see, et seal võib tekkida mingisugune teistsugune lõhn juurde, et nuusutada näiteks neid tooteid. Ja vahest võib ka see olla, et võivad tekkida nahal mingisugune lööve näiteks või mingid siuksed asjad, on ju. Aga noh, ma üldiselt nende puudriste toodetega ei ole see asi nii hull. Et noh, tegelikult ma tean küll, et seal on peal see ka, puudrised on 12 kuud tavaliselt kuni 24 on ju. Aga kreemidega on jah, nagu pigem nagu hullem see, et sealt võib tulla, aga noh, selles mõttes, et jällegi tulebki mingisugune allergia või mingi lööve või mis iganes, et noh, õnneks need on ka võimalik kontrolli alla saada suht kiirelt tänapäeval. Ja jumestuskreemidega ma olen tähele pannud, näiteks mul üks seisis mingi ülikaua seal sahtlis ja see õli eraldus juba sellest nagu kreemist või ma otsin, et tead, ei hakka seekord loksutama seda, et viskan ära. Ja just, et see kihistumine võib ka tekkida, kuigi see võib tekkida ka täitsa nagu normaalsete tavaliste toodetega ka, et selles mõttes, ja see oleneb sellest ka, et kuidas seda võtta, et näiteks need, mis on nagu kreemi või purgi sees on ju, ja sa võtad sõrmega sealt sees, siis see läheb oluliselt kiiremini, tekib seal mingi jant on ju, aga samas, kui sul on pumbaga pudel, vaata, et tegelikult sinna õhku ju juurde ei pääse, on ju, et sa ei ava ju seda, sa ei sorgi seal näpuga sees, et noh, see ilmselgelt see kõik nagu mõjutab seda, et natukene nagu mõelda selle peale ka. Me toonidest päris palju rääkisime, mis tooni asju valida ja see pool, aga mind ennast on hakanud huvitama, et vaata, moemaailmas on hästi palju olnud nüüd seda värvianalüüsi teemat, on ju, et mis värvid, mis inimesele sobivad, et kas meigist rääkides just mingi lauvärvid, huulepulk on ju niisugused asjad, et kas kõik värvid sobivad kõigile või ei sobi? Ei. Tegelikult ongi see teooria on hästi palju seotud omavahel, et värviteooria, mulle hullult meeldib see värviteooria teema, see on mu lemmik just meigikoolis ka, ma alati nagu hullult excited, et see on, ma tahan alati, et see oleks esimene tund ja tegelikult ongi nii, et värvid ei sobi, et ma räägin natukene sellest, et üldiselt nii meigis kui ka riietuses siis jagatakse nagu 4 tüübi vahel, et ongi kevadnaised,
suvenaised, sügisenaised ja talvenaised. Ja siis on need oma värvipaletid, vaata, mis neile nagu sobivad, et make-up'is samamoodi nagu arvestatakse seda. Samas on nagu see, et ma vaatan seda nii-öelda värvipaletti, on ju, seal on mingisugune, noh, seal on hästi erinevad toonid, on ju, et noh, ilmselgelt klient tuleb, soovib tagasihoidlikku meiki, siis ma ei pane talle mingit roosat huulepulka ja sinist seda, on ju. Et selles mõttes nagu, noh, praegu ikkagi üldiselt kõik enamus tahavad ikkagi neutraalsed pruunid toonid, on ju. Lihtsalt siis sealt ma saan valida, et kas pigem sellised külmemad, hallikamad pruunid või siis nagu soojad pruunid. Et näiteks, kui sa ise oled sihuke, noh, pigem nagu külm tüüp, on ju, siis ma ei pane sulle siukseid punakaid, oranžikaid, soojasid pruune, on ju. Et vaadatagi pigem nagu selle järgi jah, et kas on soe või külm, on ju. Et kevad ja sügis on siis soojad ja suvi ja talv on külmad. Ja kevaded on siuksed nagu tetratäppilised, siuksed heledad, sellised blondid, siuksed nagu nunnud, on ju, et neil on hästi palju siuksed pastelseid toone ja sellised. Sügised on pigem siuksed nagu nats jumekamad ja sellist nagu veits siuke Salma Hayek ja siuke veits siuke Hispaania stiili, midagi sinnapoole on, et siuksed pruunid juuksed, see on veits jumekam, on ju. Et siuksed soojad, kuldsed, oranžikad sügise toonid. Siis on suvi ja talv on külmad. Et suvi on selline nagu heledam või nagu, kuidas ma ütlen, ka võib blondid juukst olla, roosakas nahk, selline heledamad silmad, selline. Ja siis siin temale sobivadki näiteks ka siuksed helesinised, aga just siuksed külmad, heleroosa, siuksed külmad hallikad toonid, on ju, lillad, sellised lavendlililla näiteks. Ja siis on see talv. Talv on meil selline lumivalgukene, on ju, et ala mustad juuksed, valge nahk ja punane huul. Et see, ja talvel on hästi palju siukseid kontrastseid toone. Et see on hästi põnev teooria, nii et seda täitsa nagu soovitan, keda huvitab, siis uurige. Kas seda saab kuidagi nagu kodustes tingimustes üksi ka uurida, et mis ma täpselt olen või peab ikka kellegi poole pöörduma? Ma usun, et tänapäeval see internet on meil juba AI on mis iganes, on kõik nii targad. Tegelikult on kindlasti neid Google'is ja igalt poolt tuleb neid nii-öelda välja siis neid selgitusi. Ja no see selles mõttes ei ole ka jällegi alati nagu ühe puuga löödud, on ju, et see oleneb näiteks ka sellest, et ma ei tea, näiteks suvetüüp värvib endale hoopis juuksed mustaks, on ju, noh, et siis ta läheb juba talve alla, on ju, et noh, see võib nagu muutuda ka ja meil on eriti veel see ka, et nahatoon ju muutub, on ju, et võib-olla nagu talvel ma lähen sinna nagu kevade alla, on ju, aga suvel lõpus, kui ma olen mega pruun, siis ma lähen sügise all, noh, et selles mõttes on nagu erinev. Aga kuidas sina jumestajana seda hindad nagu kliendi puhul? Tead, mul on ausalt öeldes see täitsa automaatne juba, et ma selles mõttes teadlikult, ma pigem teen nagu selle kindlaks, et kas soe või külm. Et ma neid nii-öelda sügis, talv, kevad, neid ma nüüd kohe ei hakka nagu määratlema. Pigem jah, et kas soe või külm on ju. Kuidas sa seda vaatad? Kas on mingi silmade järgi? Ma vaatan otsa ja siis ma juba võin öelda, sina oled suvi, sina oled kevad, noh, lihtne. Issad, okei. Kirja panema. Et selles mõttes, aga see ongi lihtsalt see aastate pikkune kogemus ja see on ju, et aga kui õpilased on siis samamoodi terve nii-öelda meigikooli vältel, siis ma palun neil nagu igat klienti nii-öelda hinnata, et siis tekiks täpselt see nagu, et see jääks nagu kuidagi sisse või tekiks nagu see arusaamine, et vaatame nagu ringis, et kes mis on ja. Ja, sest et noh, tegelikult olgem ausad, et kui sa ikka kogu aeg töötad, siis inimesed ju lõpuks nagu igavesti ei muutu mingis mõttes, et ikka kordub ju neid ja kuidagi, et sa juba enam oskad võib-olla. See nagu ongi näiteks noh, et on siuke juuksevärv on külm on ju, või siuke naturaalne on ju, siis silmavärv, nahatoon, et kas ta on roosakas nahk või ta on kollakas nahk on ju. Juba see tegelikult ütleb mulle hästi palju ära, et kui on kollakam nahk juba, siis ilmselt ta läheb sinna sooja alla, aga noh, ma ütlen, et see ei ole selles mõttes nagu puusse raiutud, et noh, ma võib-olla selles valguses vaatan niimoodi, aga võib-olla päevavalguses ma vaatan, et okei, tegelikult vist ikka päris suvi ei ole, äkki ikka paneks sinna kevadesse. Ja. Et noh, et selleks, et seda päris nagu
põhjalikku värvianalüüsi teha, et selleks on siis ma arvan, et Eestis ka on ikkagi juba jaa, on olemas. küll jah, ma olen kuulnud isegi. Muidu kui Aasiasse reisides, Koreas vist oli see, Aa, no seal on jah, väga, jah. väga põhjalikud need, Jaa. et see on põnev. Ma natuke guugeldasin erinevaid selle aasta ehk siis 2025. aasta ilutrende, on ju. Ja tahaks sinuga mõned neist läbi käia, et puhtalt ka sellepärast, et see avab mingid võib-olla muud põnevad teemad, on ju, Jaa. millest võib-olla muidu ei oskaks rääkida. Osasid oleme siit käsitlenud võib-olla, aga ma alustuseks üldse küsin seda, et kui palju üldse jumestajad järgivad trende, et kas see on sinu hinnangul nii-öelda selline turundustrikk lihtsalt või ikkagi te nagu vaatate, et mis on in ja mis on out nii-öelda? Jaa, kindlasti mingil määral jälgimine ikka, aga pigem on ikkagist olulisemal kohal on klient, see, mis talle sobib. Et kui näiteks, ma ei tea, trend on megapikk ja paks must lainer on ju, ja klient näiteks tuleb, ütleme, ma ei tea, väga tugevalt peale vajunud lauga, on ju, siis mul lihtsalt ei ole võimalik seda teha, sest see ei jää ilus. Et ma ei saa. Et selles mõttes nagu ikkagi peab lähtuma nagu inimest ka. Et mulle tundub, et need trendid on nagu hästi sellised noortekesksed. Et selles mõttes see ongi väga lihtne, on ju, ja jumestajatel samamoodi, et paljud nagu lähevad selle orki, et hästi lihtne on, et võtame, et ongi klientuur, ongi seal 20-30 aastased, on ju, et tegelikult on easy, on ju. Aga ma alati ütlen ka neile, et tegelikult õppige nagu selgeks see nagu küpsema naha jumestust. Tead, kui head lojaalsed kliendid saate, kui palju raha neil on. Noortel ju ei ole raha, et käia on ju meigis. Et selles mõttes jah, see natuke oleneb sellest klientuurist ja kõigest sellest ka. Aga tegelikult ju päris selline raske otsus ju öelda inimesele, et kuule tead, sulle see ei sobi, et kas kuidas sina nagu lähened neile inimestele, et kas sa ütled päriselt, et kuule tead, et sulle see ei sobi? Ei ütle, et pigem ikkagi üle nurga, et kuidagi nagu laveerid ära niimoodi, et ma ei tea, et teeks natuke suitsusemat ja natuke hajuvamat ja selles mõttes, et ikkagi teenindajana pead sa ikkagi kogu aeg jääma nagu viisakaks ja samuti see klient ju tuleb sinu juurde selleks, et enesekindlust saada, on ju, et särada, see on tema õhtu, vaata, ta on mingi jubilar näiteks, on ju, siis minu ülesanne on talle nagu seda enesekindlust anda, mitte ainult see meigiga, vaid ka enda oleku ja sõnade ja kõigega selles mõttes, et aga jah, mul kunagi üks klient tuli ka niimoodi, ütles, et ma käisin kuskil jumestaja juures ja ta ütles, et mul on nii kole silm, et mul ei saa lainerit teha. Vaata, kui haige, et inimesele jääb meelde. Ja mul oli nagu mega kahju, ma ütlesin, et jah, et see võib-olla nagu see hästi konkreetne lainer ei ole sinu teema, sellepärast, et ongi sealt kuskilt näiteks mingi laug natukene rohkem peal, aga hajutatud lainer näiteks ideaalne. Et leidagi see kompromiss võib-olla seal on just. Ma võtan esimese trendi sellest aastast ja natuke rääkisime sellest, aga erinevate hübriidtooted tulevad siis nii-öelda tagasi teemasse või lähevad veel populaarsemaks, ehk siis tooted, mis ühendavad meigi ja nahahoolduse, on ju. Siin on toodud näitena see nii-öelda BB ja CC kreemid, on ju, millest me ka rääkisime, et võib-olla sa saad nagu avada, et mis see siis ikkagi nagu vahe on jumestuskreemil ja siis BB ja CC kreemidel? BB ja CC kreemid on pigem sellised kergema koostisega. Praegu on trendikas, et nad on niisuguse kerge glow'ga isegi. BB kreem on niisugune kerge katvusega, võib-olla isegi nagu võib sama võrdusmärgi panna tinted moisturizer, ehk siis nagu tooniga päevakreem või midagi sellist. CC kreemid peaks olema siis color correction kreemid, ehk siis nad juba näiteks, ma ei mäleta, mis firmas oli, aga oli täitsa roheline ja täitsa lilla, vaatad, need CC kreem olemas. Et kui seda naha peale panid, siis ta nagu läks küll nahatooni, aga selles mõttes jah, et aga ma ei tea, mulle tundub, et see on tegelikult väga mõistlik, sest tõesti nagu ma saan aru sellest, et see kosmeetikatööstus on suurelt ju nagu ikka kõik tööstused raha peal väljas on, et ostke nagu seda, sul on vaja nagu seda on ja loed 10 asja ette on ju, aga tegelikult reaalselt ongi see, et lõpuks inimene ei kasuta neid asju, nad lähevad halvaks, sa viskad minema, see ei ole keskkonnale nagu mõistlik on ju. Et selles mõttes mulle väga meeldib see ja ma olen väga selle poolt, et pigem nagu
vähem, ongi multipurpose ja meil endal on ka sellel püril on väga mitmed tooted, ongi 4 ühes, et väga kihvt. Minu arust on see väga-väga mõistlik. Teine trend on selline, et fookusesse tulevad rohkem sooneutraalsed tooted, et see võib-olla mulle tundub Eesti kontekstis on eriti selline veel uus teema, on ju, aga mul kohe endal tekkis see mõte selle pinnalt, et kas sinu juures on jumestuses käinud tänaseks mõni meesterahvas? Jaa, no see on jälle, kuidas ma ütlen, kaks erinevat tüüpi, eks ju. Et jaa, mehi ma jumestan tihti, on fotodele, on peigmehed siis on ju, aga see on nagu selles mõttes, see on lihtsalt enam-vähem, peidad veits iluviiga, tõmbad puudriga üle, on ju. Aga on olnud ka sellist nii-öelda naiselikku mehe jumestust või nii-öelda full glam'i meesterahvale. Aga jah, et need meesterahvad on olnud sellised ise ka sellised nii-öelda sooneutraalsed vaata, aga mulle väga meeldis, et väga põnev oli ja väga kihvt. Aga kuidas nad tulevad, et kas on ka nagu hirm kuidagi meestel? Ja on küll, et selles mõttes need korrad, mis on olnud, siis nad on ikkagi selles mõttes nagu ilmselt varem juba nagu, ma ei tea, kuidagi saanud kas trauma või midagi olnud, et ikkagi on nagu ette hoiatatud, kuuled, et ma ei ole nagu päris naisterahvas, aga ma sooviksin ikkagi nagu sellist naiselikku meiki vaata ja nii edasi. Et selles mõttes jah, kahjuks meie siin ühiskonnas veel ei ole see nagu nii tavapärane või kahjuks või õnneks ma ei oska öelda. Et aga jah, täpselt ma ütlen, mina olen nagu avatud igasugustele erinevatele variantidele. Ja siis on näiteks kehamaalinguid oleme teinud või mingid siuksed, just nagu photoshootideks midagi ägedat vaata. Et on ikka. Aga kas see mehe ja naise jumestamine kuidagi näojoontelt, et on see nagu erinev ju ka su jaoks või? Jaa, seda kindlasti, et meestel on, meeste jumestust on oluliselt keerulisem teha. Nagu selles mõttes keerulisem, et kui on siukest tugevamat jumestust, sest et nende nahk on juba teistsugune, ta on nagu siuke kõvem või ma ei oska öelda. Eriti kui habemega mees. Ja see habe ka veel on, et sa ei tohi, selles mõttes sa ei saa seda ära määrida. Pluss on see, et kulmud on ja ripsmed on, et sa ei saa ju puudriga näiteks kulme ja ripsmeid teha kokku on ja, et naistel on lihtne, siis sa joonistad uued kulmud pähe, vaata ja ongi easy on ja, aga mehel, et teha selline loomulik jumestus, sa pead, ühesõnaga, seal on nagu omad nüansid ja pluss see, et enamus, väga paljud mehed ikkagi ei viitsi oma näonaha eest hoolitseda, nii et. Järgmine trend on selline, et rohkem nii-öelda tuleb tagasi matid tooted, on ju. Või see, et kui vahepeal oli nagu näonahk hästi selline glowy on ju ja isegi võib-olla nägi siuke nii-öelda märg välja või ma ei tea, kuidas selle kohta. Et siis nüüd ma uurisin, et selle kohta öeldakse cloud skin, ehk siis ta on siuke mingi nii-öelda pooleldi matt on ju, et ma saan aru, et põskedel hakatakse kasutama mingit nii-öelda natukene siukest läikivat, aga et ülejäänud on siis matt on ju. Et kuidas sellega on, me vist enne põgusalt puudutasime ka, aga kas ma saan nii-öelda ükskõik mis inimesena kaasa minna siukse trendiga või ma pean ikkagi jälgima enda näonaha järgi, et kas ma nüüd kasutan matti või mitte tooteid? No eks see on natukene ongi, et kuidas endale meeldib, aga just see näonahk natuke paneb ka piirangud, et kui inimene on väga-väga tugeva rasvueritusega on nahk, ilmselgelt kui sinna panna ainult glow toode, ehk siis näiteks mingi, meil on veel see Tinted Moisturizer on siukene nagu ongi siuke sära on veel sees on ja kui inimene ütleb, et ta võib vaata, aga siis ta lõpuks ta läheb suht kiiresti ikkagi läikima. Aga see matt on nagu, või see nii-öelda see poolmatt on ja et see on tegelikult tore, aga ma ütlen, minu jaoks selles mõttes ei muuda mitte midagi, sest et ma ütlen ausalt, et sellist full glow make'i ega ma väga ei tee ka seda, et selles mõttes see on küll trend on ja ma jälgin seda, aga samas on nagu näiteks mingiteks photoshootideks aga kui inimene näiteks tuleb mul kell 9 hommikul meiki ja ta ütleb, et tal on mingi üritus on õhtul kell 7, sorry, kui ma teeks glow make'i, siis see lihtsalt ei püsi.
jaa. et ikkagi ma pean nagu vaatama seda, et korralikult oleks kinnitatud ja mingid tooted oleks sellised, mis püsiksid. ja üks trend veel ju näiteks tegelikult on see, et siin ma vaatasingi kohe järgmine, meil on kirjas, et on nagu bronsertooted ja et neid kantakse rohkem nagu põsesarnadele, on ju. Et mul endal tuli kohe nagu üks sarnane trend sellega ka veel on see põsepuna nagu kreempõsepuna populaarsus. Et seda just, kui pannakse ju bronseri asemel isegi nüüd vahepeal või et noh, kuidas siis kellelegi on, et varem ma mäletan, võib-olla oligi mingi 10 aastat tagasi ei olnud nagu kõne alla ei tulnud, kes see, et issand jumal, et ainult põsepuna läheb peale, on ju, et ikkagi oli bronser ja kontuur, et kuidas see nagu nüüd järsku välja tuli, et inimesed värvi julgevad enda näkku panna justkui. Jaa, see on ja praegult trending siin viimased aastad olnud, et see põsepuna kasutamine ja see on tegelikult jumala ilus. See on väga normaalne, mõned trendid on sellised, mis ma vaatan ja mõtlen pühamüristus on ju. Aga see põsepuna värk on tore, et see tõesti nagu annab nagu nii palju juurde. Ja noh, ma ütlengi, et mul on hullult hea meel, et see nii-öelda Kardashian style full glam make on nagu over. Sest see tõesti nagu, see oligi ainult kontuurimine, valge ja põhimõtteliselt kõige tumedamad nagu ja noh, veits põsepuna sinna juurde, aga ma ei imesta, et need mehed on ära hirmutatud selle meigiga, et jah. Nüüd on nagu värvi näkku toodud. Ja see on väga tore, et siuke mõnus, siuke justkui nagu no make-up. Et see on nagu äge. Siis on see, et noh, kuigi nüüd on hästi nagu moes olnud need nii-öelda vedeltooted on ju erinevad kreemtooted, siis ikkagi väidetakse väga palju, et nüüd kohe-kohe hakkavad tagasi tulema rohkem need nii-öelda puuderpõsepunad ja igast puuderbronserid ja kõik see on ju, et ma ise jäin mõtlema, et ma tegelikult ei teagi, mis on neil nagu mingi vahe ka, et kas ma kasutan nüüd seda puudertoodet või kreemtoodet, et mis see nagu vahe on või mille järgi ma peaks otsustama, et kumba ma kasutan? No reegel on selline, et kreemid lähevad kreemide peale ja puudrid lähevad puudrite peale. Ehk siis, et kui sa kasutad kreemiat meigipõhja, siis sa võid kasutada kreemiat põsepuna ja kreemiat neid kontuurimistooteid ka. Kui sa oled juba näiteks puudriga ära kinnitanud või sa näiteks kasutad ainult mineraalpuudrit, siis lähevad sinna peale puudrised tooted. Ja see ongi reegel. Okay. Sest et noh, kui su nägu on juba puudriga ja siis sa paned sinna kreemi peale, siis lihtsalt ei jää ilus. No tegelikult ma olen näiteks ise käinud ka jumestuses ühe korra ja mulle öeldi niimoodi ka, et näiteks, et kui kreemi alla panna ja siis puudriga nagu pealt teha veel, et siis see püsivus on parem, et kui ainult puudriga teha. Ja, see on väga hea good point. Et ja, ma ise teen ka tegelikult klientidel niimoodi, et ma teen kreemiatega ja siis ma teen pärast veel nii-öelda puudristega nii-öelda viimase lihvi annan, vaata. Ja. Siis minu arust üks väga põnev trend, mida ma olen ka nüüd Eestis näinud juba väga palju, on värvilised ripsmedušid, et need tulevad tagasi. Et ma olen vaadanud, Eesti sisuloojad on juba päris palju on ju jaganud selle kohta. Mis sinu arvamus nendest jumestajana on, et kas sa kujutaksid ette, et sa hakkaksid neid värvilisi mingid siniseid ja ma ei tea, burgundy ja selliseid kasutama? No ma ei tea, kas nüüd klientide peal just hakkaks, on ju, et ma arvan, et see ei ole nagu nii populaarne, aga mulle väga meeldib see, sest et, kuidas öelda, ma olen ju see 2000-nda nagu tüdruk, et ma olin siis tiinekas, kui oli 2000-ndad aastad, 90-ndate lõpp, et siis oli nagu need lillad ja sinised ripsmedušid olid väga moes, nii et väga kihvt oli. Et ma arvan, et miks mitte? Et mida rohkem värvi enda ellu tuua, siis see on nagu tore. Ma usun, et see pigem nagu rikastab meie tänavapilti. Ja mul tekkis ka kohe, selles mõttes on nagu tore trend, et mul ka esimene mõte oli see, et mul tuli meelde, et mu kõige esimene ripsmeduš siukeses tiinekajas või isegi varem oligi sinine, siuke erksinine ripsmeduš ja siis ma igal pool käisin sellega iga ja pruunid olid ju ka mingi aeg hästi populaarsed, et siis kui oli see natural girl era nagu inimestel rohkem, et siis ma mäletan, et kasutage pruuni ripsmeduši, et siis nagu ei olegi aru saada, et lihtsalt see nii-öelda see pikkus on võib-olla nagu see efekt. Ja, et selles mõttes need trendid tulevad tagasi, aga ei, ma arvan, et on äge. Rohkem valikut. Peaasi, et inimene ise rahul on ja peaasi, et see teeb teda õnnelikuks ja teeb teda enesekindlaks, et see ongi kõige olulisem, et ma arvan, et ei tasu nagu nii palju nendesse
mingitesse reeglitesse ja asjadesse kinni jääda, et tuleb usaldada iseennast ja kui ei oska, siis küsi ja et ei ole mõtet nagu üle mõelda. Ja teine hästi sarnasesse nii-öelda auku trend on minu arust see lipsteinid, mis on samamoodi, ma olen nagu näinud, et paljud sisuloojad meil jagavad, on ju, et nad kasutavad neid. Minu jaoks täiesti uus toode või ma ei tea, ma ei ole isegi proovinud ühtegi Mina olen. lipsteini, oled jah? Aga ma ei tea, mis sinu arvamus nende kohta on, et kuidas nendega on, kas jumestajana sa oled pigem nii-öelda huulepulga usku või kujutaksid sa ette, et klientide peal hakkad ka kasutama lipsteine hoopis? Ma arvan, et ei hakka. Et pigem ikkagi, no praegu vähemalt, no ma ei tea, ei, vist mitte. Et pigem ikka need kauapüsivad matid ja vajadusel laige peal, et no üleüldse ma jumestajana pigem, ma ei ole nagu huule värvimise fänn. Sorry, ma ei saa. Et ma ei tohiks seda öelda, aga see on nagu, ma ise endale ei värvi huuli, põhimõtteliselt väga kunagi, no lihtsalt mingi see nagu hügieeniline on ja klientidel muidugi ikkagi värvin, aga ma ei tea, mul kuidagi meeldib siuke natural look endale rohkem, et ma arvan, et pigem jah. Kuigi tegelikult vaata nende lipsteinidega ma arvan see asi ka, et meil ei ole veel Eestis nagu nii palju seda värvivalikut, et hästi palju näiteks mina olen näinud neid nagu, näiteks ma ise olen ka mingid proovinud, on ju hästi nagu punaka ladooniga, roosaka ladooniga, et just kui tegelikult tahaks võib-olla siukest nagu natural mingit peesikamat või midagi sellist on ju. Et kui ma olengi näiteks hästi valge näonahaga ise nagu talvel on ju, siis ma proovisin mingit roosat, hoidsin mingi 1 sekundi peal reaalselt ja ma nägin välja nagu norm mingi, ma isegi ei tea, mis asi nagu, et siuksed roosad huuled olid ees ja nad olid terve päev mul sellised. Ja see ongi täpselt jumestajana ka on ju, et noh, on ju seda ka nagu tuleb ette, et ma panen näiteks huulevärvi kliendile peale ja ütleb, kuule, et mul vist ikka nagu ei sobi see on ju, siis noh, mul on väga easy, ma võtan vatitikuga maha, teen ääred korda, vaata uuesti ja panen nagu mingi muu asja, aga sellega on nagu, mis ma teen siis, ütlen, et tule, sorry, harjud ära või? Tule homme tagasi. Noh, et selles suhtes pigem jah, siukseid nagu ma veits jah, nagu võib-olla ise, kusjuures ma kunagi isegi koreakatel jälle on see hästi moes ja kuna ma Korea selle Holika firmaga tegin nagu koostööd hästi palju, siis ma proovisin, neil olid ka need nii-öelda, see oli tollel ajal olid lip-tindid nii-öelda, aga nad jäid ka selles mõttes ja üliilusad olid, et selles mõttes oli nagu hea, et ma noh, ma ütlen, minu mõttes ma olen siukene, kes kogu aeg nagu ma ei tea, närin või ma ei tea, keelega tõmban üle huulte, vaata, no alateadlikult. Et mulle väga hästi sobivad sellised asjad, sest et siis ta ei kulu lihtsalt ära, sest tavaliselt, miks ma ei värviga huuli, on see, et mul lihtsalt on nagu poole tunni pärast on see huulevärv on seest ära kulunud ja siis on ainult piirid. No just. See on, mulle on väga tuttav teema, mul on sama asi, et ma üldiselt ei värvi. Võtan ühe viimase trendi, mis natukene võib-olla üllatas mind, on siis see, et väidetavalt peaks nüüd moodi tulema see, et kasutada concealerit üle kogu näo jumestuskreemi asemel. Mis sa sellest arvad? Olen näinud, olen kuulnud. Oleneb concealerist, ma arvan. Ja esiteks. Teiseks on see, et see concealer on ju nii väikene, see potsik ja see maksab põhimõtteliselt sama palju kui jumestuskreem on ja nüüd mõtle, kui sa seda üle näo hakkad panema, noh, nii ja naa vaata, et seda kulub päris palju ilmselt siis. Et ma tean seda, et paljud teevad niimoodi, et nad lihtsalt panevadki ainult, noh, teatud kohtadesse, kus on natukene katvust, vaat ainult sinna panevad seda concealerit ja see on väga okei, see on fine. Aga noh, et päris nagu üle näo, see ei ole lihtsalt mõistlik. Rahakotile. No just täpselt. Okei, aga trendidega ma tõmban siis hetkel joone alla. Teema, millest ma tahaks veel natuke pikemalt rääkida, mida sa siin ise ka põgusalt puudutasid, on mineraalkosmeetika, on ju. Just. Et kuna sa sellega tegeled, võib-olla alustuseks ava natukene meie kuulajatele, et mis asi see mineraalkosmeetika on ja kuidas see erineb tavakosmeetikast? Mineraalkosmeetika, no ühe sõnaga kokku võtta on jamavaba. Ehk siis, et on siis kosmeetikafirmad, mis on keskendunudki ainult sellele, et see kosmeetika, mida nad toodavad, et see ei sisaldaks siis kahjulikke koostisaineid. Ehk siis, et kui sa seda igapäevaselt kasutad, on ju, et sa ei määriks mingit jama endal näkku.
ja seal on ka nagu päris palju arendusi, et kui ma kunagi alustasin meigitööga, ehk siis 13 aastat tagasi, siis ma suht kiirelt leidsin ühe mineraalkosmeetika firma ka, ehk siis kuskil 12 aastat tagasi hakkasin maale tooma ühte teist firmat. Ja siis ei olnud nagu väga palju sellest, see oli, Eestis oli hästi nagu alguses see, et ja samamoodi need tooted olid ka võib-olla natukene nagu noh, selles mõttes ei olnud nagu nii head. Et aga mulle tundub, et kuidagi on jäänud nagu paljudel see müüt, et okei, mineraalkosmeetika, et see on mingisugune surra-murra, vaata, on ju. Et ma tahan siinkohal tuua välja seda, et mineraalkosmeetika ei ole nagu nii-öelda see looduskosmeetika või kuidas ma ütlen nagu, et see näiteks mingi käsitöö looduskosmeetika, mida tehakse nagu siis valmistatakse näiteks noh, ma ei oska, mingi muda baasil on mingid asjad ja mingid no, sellised no nagu jah, et hästi selles mõttes ta on looduslikud. ikkagi seal nagu noh, olenevalt ka firmast jällegi, aga üldiselt on ikkagi seal nagu suured research'id taga ja neil on selles mõttes ikkagi, tal on need rahvusvahelised sertifikaadid ikkagi kõik nagu olemas, et ongi nii-öelda öko, vaata. Et aga see ei ole selles mõttes öko, et see ei ole nagu kuskil põlve otsas ise tehtud, vaata. Et aga jaa, selles mõttes ma olen jumalast jah, ühesõnaga ma tulen korra tagasi, et see teine firma oli, aga seal ei olnud nagu nii head tooted. Mingi aeg ma tõin seda maale, aga siis ma sain aru, et nagu tegelikult aeg läheb edasi, aga nemad nagu, see firma ei lähe edasi ajaga, vaata. Siis ma lõpetasin selle ära, noh, muidugi sinna juurde tulid kõik muud raskused, mis ettevõtlusega tulid, eks ju. Ja ma lubasin enda, et ma mitte kunagi ei hakka seda jälle mitte mingit müügitööd tegema ja midagi maale tooma, aga läks teisiti. Ja nüüd ma olen leidnud nagu sellise brändi, mis on tõesti nagu vastab kõikidele minu vajadustele nii siis eraelus kui ka töös. Et ja on nagu hästi palju võimalusi, et ma võib-olla siinkohal mainin ka, et tegelikult sa ju üldse nii-öelda sattusid siia niimoodi, et ma käisin sinu juures jumestuses ja minu jaoks oli ka nagu hästi suur üllatus, et ma olen nagu alati tahtnud kasutada mineraalkosmeetikat ja mul on nagu suhteliselt kehvad kogemused olnud, et kuidagi, ma ei tea, kas jääb nagu liiga läiki või ei kata nagu ilusti, aga sinu juures jumestuses oli, noh, sa kasutasid neid enda tooteid, on ju, ja no ma ei saa mitte midagi aru, et teistmoodi oleks, selles mõttes, et võib-olla nagu oli kergem tunne nahal, on ju, aga välja nägi kõik nagu jumalast, nagu ma oleks mingi tavalise meigi nii-öelda saanud, on ju. Et selles mõttes nagu hästi üllatas mind see bränd. Kuidas see bränd üldse sinuni jõudis selline või kuidas sa selle leidsid? Ma räägiks võib-olla natukene veel taustaks, et ma ühe asja unustasin ennem öelda, et mis mineraalkosmeetika ja miks on see, et tegelikult mulle tundub, et üha enam inimesed, nende nahad nagu muutuvad tundlikumaks ja tegelikult on hästi palju ka allergiaid. Ja seda on, mida rohkem aega edasi, seda rohkem seda tuleb, on ju, et inimesed lihtsalt ütlevad, ma ei saagi mitte midagi panna, sest mul lihtsalt silmi alt jooksevad vett, nina jookseb vett ja teate, ma ise olin täpselt samasugune, et mul oli kunagi oli ka hästi tugevalt akneprobleemid või no mitte akne, aga ikkagi üsna palju nagu mingi punni asju ja siis ma oma researchi järel siis jõudsingi mineraalkosmeetikani ja noh, see kõik nagu sai alguse sellest minu enda vajadusest. Aga selle konkreetse brändini ma jõudsin niimoodi, et tegelikult üks tuttav tõi seda Eestisse ja ma ostsin tegelikult tema käest mingi aeg, 3 aastat äkki, ja siis ühel hetkel ta ütles, et kuule, et ma lõpetan ära nüüd. Siis, kuna seda ei saa mujalt Eestisse tellida, siis mul oli nagu korralik paanikakontor, et mis saab, et mul on nagu endale ja oma töös vaja ju seda, et lihtsalt nagu enda vajadusest lähtuvalt. Ja ma teadsin seda, et ma kindlasti seda nagu üksinda seda ei suuda nagu teha ja hallata, et mul on teatud asjad, mis mulle selle müügitöö juures üldse ei sobi. Et ja siis ma pakkusin oma parimale sõbrannale, et kuule, et me oleme nagu suht vastandid, on ju, et sina teed neid asju ja mina teen neid asju, et tegelikult nagu tundub, et võiks nagu päris hästi hea tiim olla. Ja siis me võtsime ette ja tegime läbirääkimised ja korralik roller coaster on olnud terve see 3 aastat, siis oleme nüüd teinud, on ju.
aga noh, mis on nagu põhiline, on see, et lihtsalt need tooted on, mulle endale meeldivad ja see on see on nagu põhipoint. jah, aga kuidas üldse Eesti turul nende mineraalkosmeetika turundamistega nagu läheb, et kuidas see kättesaadavus on, et ma olen ise tähele pannud, et no need üldiselt need toidupoed ja sellised kohad, kus me neid meike nagu ostame, et seal me väga ei leia nagu sellist meiki, et ikkagi no kui üldse väga harva, et ma ei tea nagu täpselt, et miks need ei ole võib-olla nagu sellisel turul? Ja vot see on tegelikult väga hea küsimus, et ma küsiks enda käest sama, et miks nad ei ole, on ju. Ma ütlen sulle ausalt, et ma arvan, et pigem see hinnaklass ka, et pluss on see, et tegelikult paljudel brändidel on hästi palju nõudeid sulle edasimüüjana, et tegelikult kas nüüd üldse sulle antakse see luba, et sa võid seda sinna, et see on ka juba küsimus, on ju, sest et iga edasimüüja peab siis nii-öelda heaks kiitma, vähemalt see bränd, millega me teeme USA-ga koostööd, et nemad nagu peavad selle justkui nagu heaks kiitma. Aga teiseks ma arvan, et pigem ongi see hinnaklass ikkagi, et kuna ta on sihuke, noh, ma ütleks sihuke keskmine hinnaklass, et tegelikult ei ole, tegelikult on ikkagi oluliselt kallimaid brände ka. Et aga et võib-olla on just see jah, et see hinnaklass on võib-olla selline, et võib-olla need suurmüüjad vaatavad, et noh, mis sa ronid siia oma mingi siukse hinnaga, et keegi ei osta neid, jah, just, et see on pigem jah, ma arvan. Aga kuidas see sinu nagu nii-öelda valiku kättesaadavus on, kas sul on koduleht või kuidas me näiteks sinu neid mineraalkosmeetika tooteid saaks osta, neid, mis Ja, edasi müüd? meil on koduleht, e-pood on purbeauti.eu või siis lihtsalt tüükapür.ee. Et me praegu oleme jah ainult siis nüüd e-poes ja siis Tartus on mul endal salong, et seal ma saan ka siis nõustada ja aidata ja anda nagu need õiged tooted kätte. Et sellised variandid on. Aga noh, ma ütlen, et see ongi vaata jällegi saad sihuke väike nii-öelda ettevõtja alustav, et siis pigem need suuremad ketid või sellist, et neil on nagu jällegi omad tingimused seal on ja et noh, et me oleme nagu mõelnud ja kaalunud ja uurinud, et kuskile nagu sisse, aga praegu hetkel on nii, et veel oleme ainult e-poes ja kuigi, ja samas mulle nagu tundub, et hästi palju nagu lähebki selle e-poe peale. Et näiteks tuttavad, kes toovad ka kosmeetikat, noh, küll seda Korea oma, et neil oli näiteks füüsiline pood ja reaalselt nad ütlesid, et nad on niimoodi kahjumis selle poega, et noh, ja see oli selles mõttes suures kaubanduskeskuses see pood on ju, et noh, et kas see nagu, et võib-olla jah, noh, nii ja naa, et aga noh, ma ütlen, et ega meie ka õpime nagu iga päev. Pluss nagu mulle tundub, et nagu strateegiliselt nagu turundus mõttes selline e-poe formaat võib-olla isegi nagu eksklusiivsem justkui on ju, et sa saadki just seda kindlalt veebilehelt, et need ei ole nagu nii, kuidas ma ütlen, nagu jah, igal pool, et justkui mingid tuntud brändid on ja ongi, siin mõtledki, et tead, siin toidupoes, et ju siis tead, ongi mingi mõtet on ju, et võib-olla selline juba alateadlik nagu see, et ainult siit saab meid on ju. Tõesti, ma ei ole ise tegelikult väga, ei ole mõelnud selle nurga alt, vaata. Et me oleme küll mõelnud jah, et noh, ainukene asi, mis on miinus, on see, et inimene ei saa seda tooni proovida ja toodet vaata, et see on nagu noh, aga ma ütlen, et alati võib nagu kirjutada ja küsida, et tegelikult ju me oleme või noh, need, kes tegelevad nende brändidega, et on nagu kursis ju kõikide toodetega. Ma tean, et kuskil mingi välismaa leht, kus ma kunagi tellisin, oli selline võimalus, et said nagu tellida testereid, et mingid hästi väikestes, ma ei tea, kas või pakendites on ju, et mingi odavama hinna eest, aga said tellida erinevaid testereid ja neid proovida ja siis osta endale suurema pudeli, et see võib-olla võib mingi mõte olla. Jaa, vanasti oli ka nende mineraalpuudritega, ma mäletan, ma isegi kunagi tellisin mingit puudrit gripikotis ja saadeti neid testereid, aga ma ei tea, see ei tundu ka nagu jällegi päris nagu, ma ei tea. No ühesõnaga, jaa. Jah, no äkki tuleb veel aga mingi... meil on mingid minitooteid ka olnud vahepeal, et aga lihtsalt olenebki, kuidas see bränd ette annab, et ega seal on ka niimoodi, et täna on nii ja siis homme ütled, kõik need tooted lähevad nagu rohkem saadete, siis me on jälle mine pekki, need on täpselt need tooted, mida meil kõige rohkem müüme ja te võtate need ära. Ja. Aga kuna sul on see päris korralik kogemus nii-öelda ettevõtjana, on ju, et nii selle ilustuudio näol kui ka on ju, sa oled neid tooteid toonud maale, et
kas sul on mingit soovitust noorele või ka üldse inimesele, kes nagu mõtleb selle peale, et tahaks kuidagi ilumaailmas ettevõtlusega alustada, et kust on sul nagu enda kogemuse pealt mingit soovitust, et mida sa täna võib-olla teeksid teistmoodi või mida sa oleksid tahtnud teada varem juba? Ma hakkan otsast pihta sellele vastamisele. et esiteks, mis nagu minu soovitus on see, et kõigepealt varu endale nagu selles mõttes, mingi varu peab olema nagu rahalises mõttes või et see ei käi üleöö. Et kõik need alustavad ettevõtted, et noh, sihuke 3 aastat on kindlalt nagu, no see võib ka kiiremini minna, on ju, aga üldiselt nagu, et kui sa oled nagu 6 kuud teinud oma ettevõtet ja ei ole nagu veel edu nii-öelda saavutanud, siis et ei tasu nagu nii kergelt alla anda. Et see ei käigi üleöö, on ju, ja ongi see ikkagi see järjepidevus, vaata, mis mulle tundub hästi palju nagu et on sihuke kuidagi nagu lastakse liiga kergelt minna, vaata, või nagu ma vahest näiteks õpilaste puhul ka, et sa käisid, sa panid nii palju raha nagu selle meigikooli peal, sul on mega hea käsi nagu, lihtsalt nagu võta ennast kokku, tee sotsiaalmeediat, turunda ennast, topi ennast igale poole. Ma käisin aastaid, tegin mingit tasuta töid, ma ei tea, kui ma alustasin kuskil Vabangi ööklubis käisin iga reede õhtu, tegin töötajate meike, on ju, iga reede, ma olin noor, mingi 20, enam-vähem 3 või 21 aastane, on ju. Et tasuta käisid või? Ei, seal ma sain ikka tasu ka, aga noh, selles mõttes, et see oli ikkagi nagu ajaliselt, et muidugi oleks tahtnud ise ka pidu panna või mis iganes, vaata. Et pigem see järjepidevus on ikkagi ja see eesmärkide ka, et noh, et see ikka. Ja mis on nagu veel, on see, et tee seda siis, kui see meeldib sulle. Et ei ole mõtet nagu punnitada asju, kui sa seda nagu ei naudi, vaata. Et tihti, ma arvan, et see sotsiaalmeediaga nagu hästi mõjutab, et vaata näiteks, et need on edukad näiteks sellel alal, on ju, et ma siis teen ka seda, on ju. Et noh, sa kuidagi võiks olla see nagu, et sa ikkagi nagu vaatad sügavalt iseendasse, et mis sul nagu päriselt meeldib ja samas võib-olla natuke ka see, et mitte nagu pushida, kui sa tunned, et see asi ei ole õige. Et mingis mõttes ma praegu nüüd annan nagu kahemõttelise nõu, on ju, et pushi, on ju, ja noh, et näe vaeva, on ju, et see ei tule nii lihtsalt, aga samas nagu, et ära nagu pushi, kui sa näed, et see ei ole sinu jaoks, et see mõttetu aja raiskamine, kui sa noh, nagu nui neljaks, vaata, midagi nagu üle raskuste või üle enda nagu teed, vaata, mis sulle ei meeldi. Vastik on ja, juba, on ju. just, et julge nagu ka lõpetada asju ja ka neid otsuseid vastu võtta. Ja, et siis saab kiiremini kui nagu uue asja peale. Ja. Aga noh, võt just, et see selgus, ja just, et kuidas see siis see õige on ju. Et need asjad ja ikkagi noh, tänapäeval on nagu peab arvestama sellega ka, et ettevõtja on ka full-time sotsiaalmeedia see manager või palu abi või osta teenus sisse või mis iganes, et väga hea asi, kusjuures on see ka, ja ma olen kuulnud, et mul ühe tuttavad, kes ka nagu jumestasid niimoodi hobi korras, on ju, oli see, et kirjutada koolidele, kui neil on mingid üritused, et näiteks ongi need vabalavad ja mingid playboxid asjad, et saad minna meikima nagu neid inimesi, et kus justkui kätt harjutada, et ma arvan, et kui sa ise nagu juba üritad, siis kõik on nagu muidugi tulevad. Ja, et see ongi täpselt, et ega need asjad ei tule ise taevast alla, ei kuku, noh, mitte midagi ei kuku, võib kukkuda vahest, on ja see on väga hästi, kui kukub, aga üldiselt on nagu, peab kuidagi nagu see julgust ja pealehakkamist peab olema, aga ma olen ka nõus, et kõikidel seda ei ole ja ei peagi olema, et mõni inimene võib-olla tema nagu elumissioon ongi olla nagu selline, kellel on kõik ülesanded ette antud ja kõik on justkui paigas, vaata, et see on ka fine ja see on okei, vaata. Et vahest mulle tundub, et seda ettevõtlust või kuidagi seda ka tähtsustatakse liiga üle, on ju, et tänapäeva maailmas justkui kõik peakski nagu olema ettevõtjad ja freelancerid ja mis iganes, vaata. Aga nagu kui see ei sobi sinu nagu olemusega, vaata, et noh, siis miks punnitada seda, et see et leida nagu pigem see enda sisemine rahu asjadega.
ma ei tea, ma siia episoodi lõpetuseks küsin sult nagu viimase küsimuse, nii. et anna siis kuulajale näiteks teada, mis on sinu lemmikilutrend praegult? Oi, see kõige suurem kirss tordil jäeti viimaseks, on ju. Ma arvan, et see natural make-up ikkagi ongi kõige lemmikum. Et mulle väga meeldib seda teha praegu. Et kui ma jällegi võrdlen, et kunagi 10 aastat tagasi ma oleks öelnud, issand jumal, et see on nii igav, on ju. Siis praegu selle kogemuse ja sellega ma olen jõudnud selleni, et tegelikult nagu oluline ei olegi see mingi sära või värvid või mingisugused, ma ei tea, ripsmed, mis iganes, et tegelikult nagu õppida jumestama niimoodi, et sa tood inimese nagu enda ilu nagu välja, vaata, et sa rõhutad nagu tema ilu, vaata, mis temal on näiteks silm või tal on kulm või noh, mis iganes on, et leida nagu see nagu inimese see ilu ja see välja ja seda nagu rõhutada, et ei peagi olema nagu üle pingutatud. Jah, et kõik ei pea nagu samasugused välja nägema justkui, on ju. Issand, no see oli küll väga ilus mõte, ma pean kohe ütlema. Oli jah. Kindlasti siin nüüd mainime ära selle, et tasub jälgida meie Instagrami kontot nüüd, et Murevabaks podcast. Seal läheb üles üks loos, kus siis ühel õnnelikul on võimalik saada endale selline mineraalkosmeetika komplekt siis nende teie toodetega, püritoodetega. Ja kindlasti meie siit podcasti alt kommentaariumist leiate või siit ka alt kirjeldusest paneme ka lingi, kus saab ka minna vaatama, millised ägedaid tooteid oli ja millest me ka täna rääkisime, et võib-olla tehagi siuke väike muudatus ja minnagi proovida mingit teist mineraalkosmeetikat näiteks või võrreldes tavakosmeetikaga siis. No just, et proovida alati võib. Ja julgustan, et võib täitsa vabalt kirjutada mulle kas Pürrilehele või siis Lenneli Makeup on mu enda see Instagrami leht. Et kui on abi vaja või mis iganes nõu vaja seoses nende meigitoodetega, siis ja kui on, no ühesõnaga, ma olen täitsa nagu avalikult igal pool olemas ja valmis, ma naeran, ma olen see jah-mees. Et ma igale poole ütlen jah alati, nii et no vot, aga kindlasti minge siis jumestusse, sest et noh, ma ei teagi, mis siin tulemas praegult on, noh, midagi ikka vast. No lõpetamised, ma ei tea, kas on neid graafikuid veel vaba sul sinna või midagi on, aga no, vaata, ma olen Tartus. Jah, selle peab ka ära mainima. Et Tartu piirkonnas, et kui kellelgi on vaja. Et võib vabalt tulla. Aga kunagi ei tea, mina sõitsin ka Tallinnast Tartusse on ja. No vot, näete, mis ohverdusi tehakse. Just. Et vaata, kunagi sa ei tea, mis milleni viib on ju. Ja täna istumegi siin, eks ole. Just, see on nii äge. Ma olen nii tänulik, et kutsusite mind ja nii tore on, kui saab nagu enda mõtteid jagadagi siis nii-öelda nagu laiemalt, sest minu nagu enda kuidagi missioon ongi see, et just seda nagu naistele seda enesekindlust süstida, vaata, et tegelikult sa saad nagu hakkama, sa oledki ilus, vaata, ja see on nagu fine sellisena, nagu sa oled ja natukene siis sa saad võib-olla kaasa aidata mingite asjadega, aga see ongi nagu tore. Jah, täpselt. Aga suur aitäh ka sinule. Aitäh teile. Ja edu siis ettevõtluses ja jumestuses. Ja soovime ka siis kõikidele naiskuulajatele, ka meestele, et katsetage siis muudkui neid ägedaid trende ja tehke seda, mis teid ise siis õnnelikuks teeb. Ja aitäh teile. Ja, tšau.